Tere, Elsa, tere tulemast Keejutud podcasti. Tere! Et Elsa on siis Shibari maastikul siis seotav juba pikki aastaid ja on olnud seotud Eesti parimate köiemeistrite poolt, et väga kogenud seotavana olemises väga kogenud. Et rõõm on sind saada minu podcasti. Mul on täiega hea meel, et sa kutsusid, eriti kuna me oleme rääkinud varasemalt ka just selle seotav olemise poolest siis, et see vahel töötubades või muudes teemades kipub nagu tahaplaanile jääma. Ja noh, ma tunnen au, et sa mind kutsusid. On väga hea meel, et saame rääkida just seotav olemisest, et tihti ongi kõik podcasti osad alati sidujatega, aga nüüd ongi see, et saab kuulata seotava perspektiivi. Sul vist on ka neid võib-olla siis nagu switch'e olnud. Ja. Ma olen, kes teevad või naudivad mõlemat poolt, mis on veel nagu eriti superäge. Aga sul vist ei ole ühtegi ainult S-type või siukest submissive köie alluvat olnud. Just. Nii, Elsa, aga räägi natuke endast, kes sa oled siuke? No sinu podcasti jaoks jah, olengi rope bunny või köie modell või köie alluv rope bottom. Aga kui nüüd niimoodi hästi julgelt enda kohta öelda, siis ma ütleks interdistsiplinaarne kunstnik, sest et nende köitega mulle väga meeldib teha ka performance'id, siis nagu esinemisi, mis ei ole siis BDSM mäng, vaid on vaatajate jaoks mõeldud. Jah, loomulikult seal saab ka mängu osa olla, aga see eesmärk on olla teadlik, et see on teistele vaatajatele suunatud. Ja siis ma teen grimmi, ma olen grimmeerija, õpin keraamikat, siis minust saab keraamik loodetavasti. Jah, nii et läbi kunstimaailma ma võib-olla identifitseeriksin ennast. Ja, väga äge. Kaua sa oled Shibari maailmas olnud aktiivselt? Pärast seda, kui ma nagu virtuaalmaailmast välja tulin, siis ma arvan, äkki juba nagu mingi 6, 7 vist veel ei ole. Kui niimoodi puusalt öelda, siis 6. Et enne seda see maailm meeldis mulle, aga see oli nagu visuaalselt ja virtuaalselt, et ma ei olnud kogukonnas sees ka mingi muu BDSM praktikaga ja ma ei olnud ise ka mänginud kellegagi. Jaa. Me just sinuga tegime Shibari sessiooni enne seda podcasti ja me rääkisime rääkimata nagu, et kuidas oli, et tahakski nüüd su käest küsida, et kuidas sinu jaoks oli meie Shibari sessioon? See oli väga lahe ja see oli siis selles mõttes tavatu, et viimasel ajal ma ei seo päris, kui ma ütlen, ma ei seo, ma kogu aeg räägin seotav olemisest, et ma ise ei seogi kunagi. Okay. Aga et ma tavaliselt ei seo või ei mängi nii ja ma ei ole sinuga ka varem väga pikalt mänginud, et me oleme kas mingi ürituse jooksul natukene võib-olla niimoodi jämminud. Ja siis selles mõttes jah, et see oli esimene selline nagu pikk mäng võib-olla. Nii et esiteks oli kogu aeg huvitav sellepärast, et see oli uus. Samas, kuna ma tean sind ikkagi juba nagu mõned aastad ja sinu olemusolust ja sellest, kuidas sa teisi seod
ja me oleme töötubades kohtunud. Et siis mul oli nagu raske, sest ma väga tahtsin, et sul oleks hea minu see eesmärk, kui ma olen juba ära otsustanud, et ma seon sinuga, on sulle pakkuda mis iganes meeldivat kogemust sa tahad, kas see on siis valu tegemine või kannatuse vaatamine või fun või whatever. Aga kuna ma ei tea sind nii palju, siis mul on kogu aeg sisevõitlus. Am I good enough? Kas ma pakun sulle seda, mis ma tahan? Kas sul on põnev? Kas see on see, mis sa arvasid, et see saab olema? Ja nii edasi. Ehk et ma olin 100% kogu aeg kohal ja mul läks tükk aega, et oma peast välja tulla, et oma kehasse sisse minna. Aga kuna sa seod aeglaselt, nagu teadlikult sinu valik on siduda aeglaselt ja liikuda rahulikus tempos ja seda intensiivsuse ja tagasitõmbamise, rahustamise rütmi sa teed väga hästi või see on üks sul, ma ütleks, väga tugev skill. Et siis seetõttu ma ikkagi tulin peast välja lõpuks ja lõpetasin oma kehas, mis on see, mis mulle meeldib. Aga ma jõudsin sulle juba mainida, et seal vahepeal ma ikkagi nagu oma peas solvusin su peale ja siis nagu pahandasin enda peale, et ma nüüd siin solvun midagi. See oli siis kõik veel selles osas, kui Aga miks sa solvusid? Ma solvusin selle osa peale, kus mul oli köis oli ümber kaela ja ümber varvaste. Ja minu enda jaoks praegu just köie seotavana olemises see teekond on nagu see valu avastamine ja mis on minu suhe valuga. Ja ma olen sattunud siduma inimestega, kes on väga siuksed nagu sadistlikud, neile meeldib kannatust vaadata ja ma olen väga ma ei tea, lucky olnud siis, et mul on hästi head kogemused olnud ja siis ma nii hirmsasti tahan siis kannatada nende jaoks, sest et ma näen, et see neile kas meeldib või teeb nalja või pakub lõbu või on mõnus. Sest muidu mulle ei meeldi valu. Valus on paha ja nõme ja ebamugav. Ja siis, kuna kaela ümber sidumine on väga selline väga touchy subject, väga ohtlik, seda peab väga teadlikult tegema, kui üldse ja ma jõuangi sinna välja, et lõpuks on see, et mina ise jään ikkagi mingil määral kontrolli selle üle, kui palju mul siis valus on, et sa saad mind natuke suunata, aga sa jätad mulle teadlikult selle ruumi sealt siis tagasi tõmmata seda intensiivsust. Ja ma ei taha ju tagasi tõmmata, sest ma tahan aru saada, sest ma loodan, et kui sa panid mind siia, et võib-olla see meeldib sulle või võib-olla sul on naljakas või võib-olla sa mängid minuga psühholoogiliselt, et huvitav, mis hetkel ta saab aru, et ta praegu ise kannatab siin, mina enam üldse nagu ei sunni teda. Ja siis ma nii väga üritan su näost välja lugeda, kas sa tahad, et ma oleksin siin, kas üks hetk sa hakkad naerma üle, kas sa saad aru, et mina saan aru, et ma saaksin tagasi minna, ma saaksin selle intensiivsuse maha tõmmata, aga ma ei taha, sest et ma loodan, et ma tahan kannatada sinu jaoks nii kaua, kuni ma suudan. Siis ma olin frustreeritud ja siis ma lõpuks ei jaksanud enam ja siis ma nii-öelda enda peas andsin ise alla, läksin tagasi, et mitte rikkuda mängu sellega, et ma endale viga teen. Ja siis ma olin nagu solvunud, et ma ei saanud kiita ja keegi. Ma ei tundnud, et minu seda kannatamist oleks hinnatud. Ja siis ma hakkasin pillima, aga ja mul hakkan nutma nagu kergesti, eelkõige frustratsiooni peale, aga valu peale ka.
Ja siis ma mõtlesin, et oi pekki, et kui sa nüüd veel nagu ära lõpetad ka sellepärast, sest sina ei jaksa või ei taha vastu võtta seda minu emotsiooni, et siis ma olen nagu veel rohkem enda peale pahane. Aga sa oled ka nii kogenud siduja ja me rääkisime ka, et me kasutame sõnu, kui midagi läheb üleliia ja sa andsid mulle selle ruumi, ei rapsinud kohe edasi siduda, aga ei hakanud ka kuidagi nagu hellitama või muretsema. Ja siis ma siis seal tegelesin sellega, et alguses mõtlesin, okei, ma ei näita ka siis emotsiooni vastu ja siis ma lähen täiega, panen meritähte ainult, et siin ma sul olen, seo, kuidas tahad. Siis mõtlesin, et no ei, aga no, mõnus on ju, ise tahad ju siduda ja Olaviga ei ole varem, et mida sa nüüd nagu ära olen nagu titt. Ühesõnaga, kõik see kommunikatsiooni teema, millest me räägime, millest sina ka räägid ja mis kõik toovad välja, on ülioluline ja sinu podcastis ka õnneks käib kogu aeg läbi, on ülioluline, et ka mitteverbaalne. Ja ma toon ka selle välja, aga ma ise kogu aeg käin ka seda jada läbi, see ei ole iial selline, et ma tunnen nii mugavalt. See oli väga huvitav kuulda, mis kuidas sina seda kogesid. Jah, et see on nagu, et see nagu, selles mõttes nagu mõlemad nagu huvitavad, et mina nagu seon, et pakkuda teisele inimesele kogemust ja sina tahad olla seotud, et pakkuda teisele inimesele kogemust. Täpselt. Ja siis me üritame üksteisele kogemust pakkuda. Ma olen nagu 2+ nagu. Ja siis, et mina tegin selle konkreetse selle kaelapunutsi selleks, et sulle palju sensatsioone pakkuda ja siis sina üritasid kannatada, et pakkuda mulle palju sensatsioone nagu. Aga jah, nagu see oli väga huvitav hetk nagu, et sul on nagu see, et see hetk, kui sa oled nagu seotav, kui sa lähed nööridesse, sul tekivad hoopis teistsugused silmad. Et sul tekivad niisuguse süütu tüdruku silmad nagu, kes on siuke, et mis sa nüüd minuga teed nagu siuke. Ja siis, kui ma tõmbasin seda nöörimidi kaelast, kus kaela just rohkem pingesse nagu, siis seal tekkis niisugused ohvrisilmad nagu, et mul on nüüd valus ja et siuke nagu, ja siis ega minu sees käis palju asju läbi, et okei, et sa nüüd teed seda nüüd iseendale, aga kui palju sa tahad iseendale teha, et ma nagu jälgisin sind, et mulle meeldib su kannatus ainult siis, kui sina naudid seda. Aga see on see, et küsimus on see, et kas sa nautisid seda nagu selle enda pärast, et sulle see meeldis nagu, et see kui omamoodi võib-olla paradoks mingisugune koht, kus me sattusime. Jah, ma olen viimasel ajal hästi palju sellest rääkinud, mis tõttu ma siis olen nagu ennast lahterdanud lihtsalt selleks, et oleks lihtsam rääkida, et ma ei identifitseeri masohhistina. Mulle ei meeldi valu. Valu on väga valus ja paha. Aga ma hirmsasti tahan, ma olen valmis kannatama teise inimese jaoks, sest et see on see dünaamika, mis mulle meeldib. Et kui keegi seob või teeb haiget, aga ta näiteks küsib minu käest, kas sa tahad veel? No siis minul lööb väga see autisti aju sisse, et ei, ma ei saa öelda, et ma tahan veel, sest mina ei taha seda, aga kui sina tahad veel, siis ma ei kasuta safe word'i, mul on okei, ma ei tee endale liiga, ma tahan proovida nii kaua, kui ma näen, et sul ongi kas naljakas või lõbus või mõnus, ükskõik mis asi. Ehk et jah, ma ei saa öelda, et ma naudin valu, aga ma tahan kannatada inimese jaoks, kellele meeldib valu tekitada. See on tegelikult päris hea punkt, mis läbi käia nendel eelrääkimistel või läbirääkimistel, et siis ma nagu, kui ma seda et siis ma tean, kas ma tahan siin sulle valu teha nagu, kui see on ainult minu jaoks. Aga ma super palju valu ei teidki sulle nagu, et meil oli suht mugav tegelikult et see kaela osa oli kuigi pingelisem nagu. See oli rohkem, oligi nagu vastupidavus, et see ei olnud terav valu nagu mingi piitsaga või midagi, et see oli
oligi siuke slow burn. Jah. Aga mõnikord inimesed, kes arvavad, et nad ei taha valu teha, et nad teevad seda ainult masohisti jaoks. Tegelikult ikkagi nagu nats tahavad, nad lihtsalt, mitte et sina, ma ei ütle sinu kohta, aga mõnikord see tuleb välja, kui sa nagu vaatad enda sisse veits ja mõtled, et okei, nagu see valu ise veel ei olegi nii põnev, aga see, et need reaktsioonid on suuremad kui siis, kui on niisama mõnus või midagi, siis okei, neid reaktsioone tegelikult tahaks näha. Jah. Mul on hea meel, et ma ennast ei näe, kui ma olen seotav, sest see, mis sa kirjeldasid, need silmad, see tundub nii klišee, aga noh, no nii on siis. Ma ütleks, et teised selliste silmadega vaatavad, et need olid ekstra niisugused nagu vasikasilmad nagu. Jah. Mul lihtsalt suured munasilmad, et siis tundub, et nad on... Nad just muutuvad selliseks just kui seotav oled nagu, et sul tekib väga spetsiifiline silmavaade ja silmad muutub väga spetsiifiliseks. Huvitav. Jaa. Mis on sel teemal rääkides, mida sina naudid Shibaris, miks sina teed, miks sa nii kaua oled sellega tegelenud, mis on sinu jaoks see, mis sind siin hoiab? Seal on nüüd hästi mitu tahku, et esimene asi on see, et siin nagu hästi filosoofiliselt, et siin maailmas ma otsin asju, mis on huvitavad, ilusad, intrigeerivad, mõnusad, kõik erinevad kogemused ja mul on raske leida asja, mis köidab mu tähelepanu, et see võib olla, kas on meie generatsiooni probleem või minu aju eripära. Asjad on põnevad, kui nad on uued ja siis mul kaob huvi ära. Aga kui ma leian midagi, mis on nii nagu südame teema või mis on nii haarav, et see hoiab aastaid ja aastaid mu tähelepanu ja areneb ja mul on endal soov edasi õppida ja kogeda ja sügavamaks minna, et siis see on minu jaoks kõige suurem väärtus, olgu see siis suhted või asjad või hobid, mida iganes. Ja Shibari on üks selline asi, ilmselt sellepärast, et seal on ajalugu ja filosoofia ja esteetiline pool ja psühholoogiline pool ja inimestevaheline dünaamika ja väga palju erinevaid sensatsioone, kuna seal on nagu nii palju asju käib sellega kaasas ja see ükski kord ei ole kunagi sama ja ükski inimene ei seo sarnaselt teisega. Et siis ma arvan, selle tõttu on see huvi ja see soov ja see fookus, võib-olla isegi hüperfookus on õige sõna, jäänud nii kauaks. Mul ei ole kunagi olnud probleemi minna sidumise sessiooni ajal 100% nagu kohalolu momenti, et see kõik on väga väärtuslik minu jaoks. Neid asju ei ole palju. Jaa. Aga mida sa just naudid ühe sessiooni puhul? See ka sõltub inimesest. Kõige rohkem ma hetkel seon oma sõbrannaga ja temaga meil ei ole seksuaalne sidumine, meil on kunstiline ja siis selline üksteise piiride pushimine, aga hästi ükses armastavas ja vinges keskkonnas. Ehk et siis sellistel sidumistel ma hindan väga kommunikatsioonioskust, hindan väga seda, et teine inimene ja mina oleme mõlemad väga teadlikult oma skillist, et kui ma saan öelda, 5 minutit veel, siis ma tean, et tema 5 minutit, minu 5 minutit on sama, siis ta hakkab mind lahti võtma, mina tean, tema teab, kui kaua ta lahti võtab, kui ma ütlen, et okei, mul vereringe on juba sükene nagu nii hea ei ole, aga närvid töötavad, paar minutit, siis tahaks maas olla. Et siis ma hindan väga seda kommunikatsiooni ja enda oskuste realistlikult hindamise võimet.
ja seda, et tal on okei või sellel inimesel on okei ükskõik, mis ma siis seal pärast hädaldan. Ma ka seal vahel nutan, ma väga tahan midagi teha, ma ei saa hakkama, siis ma nutan selle pealest, siis see on okei. Kui ma seon kellegagi, kellega meil on näiteks füüsiline tõmme, no siis isegi kui see ei ole eesmärk otsese mingisuguse erootilise stimulatsiooni kaudu, ikkagi see on erutav mu jaoks, nagu füüsiliselt erutav. Ja see on põnev, mulle meeldib, kui see juhtub. Jällegi juhtub harva, aga kui juhtub, on fun. Kui eesmärk on, või mitte eesmärk, aga kui ma tean, et teine inimene on väga sadistlik, eriti näiteks siuke lõbus sadist, meil on ühiseid tuttavaid ka, kes on sellised. Sa mõtled siis Markot? Ei, ma praegu mõtlen Heidi, Andy, Talia, kõik nemad on siuksed nagu cheeky, silmas on särts, nagu, aga natuke tahaks nagu haiget ka teha. Et nende jaoks ma väga tahan kannatada. Ma näen, et see pakub neile nalja, aga see ei ole alandav mu jaoks. Ja eriti, kui ma saan verbaalset tagasisidet, mis on siis kiituse näol, siis ma nagu pushin kaugele. Ühesõnaga midagi sellist. Ja, see on nagu olnud ka mul paaril päeval siin, viimasel päeval ka jututeemaks olnud erinevates Shibari seltskondades, et üks on see, et keegi teine võib sulle nagu viga teha või üle piiri minna, aga teine asi on see, et sa võid lasta, et sa oled nagu iseenda vastu halb, et sa saad iseendal minna üle piiri, et sul on kaks poolt endas, üks pool on see, mis ütleb, et okei, et see hakkab üle piiri minema ja teine pool on see, et aga lähme üle piiri, et vaatame, mis seal on või et sa saad hakkama või mis iganes. Et kas sul on ka nagu kaks poolt endas, mis nagu võitlevad vahetevahel? Ja see ei ole ainult köitega, see Eestis on raske mul leida sidujaid, kelle puhul kas mina või siis siduja oleks huvitatud sellistest mängudest, et seda, sa ise tead ka, meil on nagu ühe käe sõrmedel üles lugeda inimesi, kes võib-olla väga süvitsi selles sidumise maailmas sees on. Ehk et köitega mul ei ole sellist connectionit hetkel elus, kus ma oleks kohas, ma peaaegu et nagu tahaks üle piiri minna ja kuidagi üle piiri ma mõtlen siis seda, et see tegelikult ma tean, et nüüd see juba ei ole safe, aga kuna ma surma ei saa, et siis vaatame, kaua ma taastun pärast, aga et äkki see kogemus on väärt seda. Köiemaailmas ei ole. Küll aga siis jälle nüüd see valu teema, mingisugune piitsa teema ja hiljuti oli ka noamängu teema, täitsa nagu lõikamise näol, et siis seal mulle jälle jõudis kohale selline uus nagu teadmine, et see intrigeerib mind, see mäng, kus vaatame, mis saab, vaatame pärast. Aga jällegi, seal on õhkõrn piir ja ma tean, et kui ma lasen endale liiga palju viga teha, siis inimesed ei taha muga mängida. Ja see on õige ka ja mina ka ei tahaks, kui keegi laseks endale minul liiga teha, sest et see on ohtlik ja see ei ole turvaline. Nii et siis, jah. Aga mis mängud sulle meeldivad? Köiemängud meeldib mul kõige rohkem. Aga köiemängud nagu lisadega. Ropes with benefits meeldib mulle. Näiteks. Too mingid ägedaid näiteid. Impact Play on väga äge, kus kasutada köisi kas või lihtsalt liikumise piiramiseks, aga mitte nagu sidumise mänguna iseenesest. Et muidu köitega siduda, mulle meeldib see tekstuur ja lõhn ja see kõik. Aga kui lihtsalt kasutada nagu bondage'ina, siis Impact Play on see, mis mulle väga meeldib. Siis mingisugune psühholoogilise hirmuga mängimine, täitsa nagu uus asi, väga vähe kogenud, ei oska jällegi praegu öelda, kellega ma seda mängida tahaksin, aga see viimane kogemus, mis mul oli, ei olnud Eesti inimene ja... Henniga?
ei, Butcher, prantsuse dominatrix. Oota, aga tema tegi seda noa lõikamise workshopi. Aga tema tegi mingi psühholoogilist mängu nagu või? Jah, see oligi väga huvitav, et see oli nugade teemal, lõikamine, blood play, knife play, aga seal oli see psühholoogiline pool nugadega mängimisel ja nagu füüsiline noa kasutamine. Okay. Ja see psühholoogiline pool sisaldas nagu valu tegelikult väga vähe, aga noa käsitlemist inimkeha juures, kontrolli, silma juures, mis iganes, et isegi kui see ei olnud nagu valus, see hirm, see ootus, ärevus, mis sul on, et ma ei ole kunagi pidanud, vahet ei ole kunagi, temaga muude asjade puhul ma ei öelnud ette enne näiteks harjutust, me näitasime ette, ma olin demosin ka workshopis temaga, ma ei ole pidanud enne asja ütlema, et ma ilmselt häppin siin out'i, ma lihtsalt annan teada, et näita nii kaua, kui sa näitad, aga see tundub nii hull, et ma ei lase nagu kaua näidata. Mis oli siis noateraga siin silma juures ja jällegi väga ohtlik, aga enamus BDSM mängud on ohtlikud ja pead ennast teadma ja pead suutma kommunikeerida ja seetõttu, ja ma tunnen, et see on üks minu hea külg, et ma suudan kommunikeerida ja ma tean ennast päris hästi. Mis on sinu superpower? Ma arvan, see sama ongi. Okay. Ja see selles mõttes ei ole haruldane, seda superpowerit on ilmselt teistel veel, aga ma ise hindan seda kõrgelt enda puhul ja ma ei hinda väga paljusid asju kõrgelt enda puhul, aga see on üks hea asi, mis mul on. Ja teine asi on see, et ma julgen välja öelda, kui ma ei oska või ei tea või kardan või ei saa või juba ütlen ära, et ma ilmselt ei saa hakkama. Ja see on mingi asi, mis minu jaoks on domineerivate maastikul nagu raske leida. On arusaadav ka, aga siuke hea inglisekeelne väljend, natuke liialdan, panty dropper on minu jaoks see, kui dominant ütleb, et cool, et sa tahad seda, ma näen, et sa väga tahad seda, mina ei oska seda sulle pakkuda, sorry, ja siis ma ei saa seda, mida ma tahan näiteks. Ja mitte nagu mängu pärast, vaid reaalselt tal ei ole probleemi öelda, et tahaks teha küll, aga ma ei oska. Ja nagu tunnistada neid asju, just. Mitte proovida ja oloda, et äkki läheb läbi. Ja see tekitab rohkem usaldust ka vaata nagu. Täpselt. Ja. Mis on sinu poole hästi huvitav on see, et sa oled olnud seotud peaaegu kõikide Eesti parimate köiemeistrite poolt, et sind on sidunud Ivo ja sind on sidunud Alina ja mina ja Andy Puru ja nagu aru saan, Reili Marko ka vist. Kusjuures ma ei tea, kas Reili Marko mind on sidunud. Mikk on sidunud. Mikk on sidunud, just. Reili Marko äkki ei ole sidunud. Okei, nemad ei ole. Aga et kui sa tahad saada Eestis heaks sidujaks, siis arvatavasti saad nagu see eksamikomisjon nagu. Jah. Ma räägin, nagu mul on vedanud, sest ma tegelikult ei ole nagu väga enesekindel inimene ja mul on ikka ja minu meelest kõikide nende inimeste puhul olen mina küsinud. Ma näen, et sa seod nii, mulle meeldivad need asjad, ma tean nii palju või naa palju, kas sa oled huvitatud sidumisest, et see on ka mingi teema, et minu meelest mitte keegi sidujatest ei ole nagu approachinud mind, mis ei ole enesekindlusele just nagu väga suur boost, aga samas ma tunnen, et siis see on sundinud mind üle astuma ja mingitest enda hirmudest ja siis nagu initsiatiivi üles näitama ilma, et ma oleks pidanud loobuma oma sellest allumise soovist. Sest ma võin initsiatiivi üles näidata, aga kui ikkagi saad seda domineerimise soovi või läbiviimise soovi või juhatamise soovi ei tule, et siis
peale selle initsiatiivi ma nagu kuidagi topping from the bottom'it teha ei taha. Ja just. Ega väga hea, et sa ikkist oled et sa oled initsiatiivi üles näidanud, et väga ilusalt Shibari suhtes võivad niimoodi alguse saada nagu, et kui keegi ekkist näitab. Aga tahtsin küsida, et sellist küsimust, et mis on sinu jaoks iga siduja nagu plussid olnud, mis sul on meeldinud või meelde on jäänud igast sidujast? Nende stiili puhul just või nendega sidumis, jah, sidu, sa ütlesid, et iga siduja seob erinevalt. Iga siduja on erineva maitsega, siis mis on siis need maitsed? Kas sa mõtled, et ma ütlen nüüd nagu nimi ja siis tema need positiivsed küljed või? Jah. Okei. No kõige esimene inimene, kellega ma sidusin, oli Ivo. Ivol on lihtsalt mad skill. Kuna tema skill ja tema tempo on selleks ajaks, kui meie hakkasime siduma, olid juba väga head, siis see tähendas seda, et temaga sai väga palju kreatiivsuse peale minna, mingit veidramaid asju, mida ma näiteks pärast temaga sidumist võib-olla ei ole jälle teinud väga pikka aega, sain siis temaga kogeda. Et jah, tänu tehnilise oskusele ja tänu tempole sai väga, väga palju nagu crazy'sid asju teha, ma ütleks. Siis ootagi, mis see on veel vahepeal? Mikk näiteks? Mikk seob hästi mitte pahas mõttes heteronormatiivselt, ehk et temaga mul on väga lihtne minna sinna, et mina olen naine ja mul on siin meesterahvas. Meesterahvas domineerib, tal on ka jällegi super hea skill, teine sidumisstiil, aga väga selline nagu maskuliinne energia ja ma ei saa sinna midagi parata, ma lähen kohe siuke damsel in distressi vibe'i, mis on selles mõttes stereotüüpiline, aga stereotüüp on tekkinud for a reason. Ja tema on vist ainuke, kellega ma nagu kõige lihtsamalt sinna lähen. Mis see tähendab? Damsel in distress, nagu, et siuke nagu... Siuke õrn naisterahvas, kes on nagu, mul on nii raske, juhata mind siit läbi, kui palus. Aga võib-olla on ka see, et Mikuga me oleme rohkem performance'id teinud, me ei ole nagu kahekesi omavahel sidunud ja performance'i mõttes pluss tema näeb alati väga šikk välja, tal ei ole mingisugust nagu mingit persoonat, kes tuleb kuidagi jällegi nii palju, kui ma tean, ta ongi alati viigipüksid, kingad, triiksärk, siis minul on ka, et loomulikult ma panen kleidi ja üritan enam-vähem ilus välja näha, et tuleks see naise ja mehe see on vist ikkagi nagu pervert, on ju, aga nagu siuke ilusas mõttes. Just. Aliinaga on hoopis teine teema. Aliina ta on sadist küll, aga mitte naiste suhtes. Ja tema puhul on see, et ta laseb siis minul harjutada ja katsetada, sest tema on ka väga kaua sidunud, tehniliselt ülihea, riputab ülihästi, eriti ta riputab ülihästi, kuna tal ei ole jõudu, ta on tugev naine, aga ta on minu pikkune, pisikene, ta ei saa lihtsalt hoida mind ühe käe peal üleval ja siduda niimoodi suvalt, sest et midagi ohtlikku juhtuda, hoiab mind kinni. Aga tema kõige rohkem annab mulle ruumi siis võib-olla siis nagu füüsiliselt nagu ma ütlen jutumärkides trikke harjutada, sest et me teeme performance kunsti ja
ja seal on sükene väline efekt on võib-olla olulisem. Sisemine journey on oluline siis, kui sa esined inimestele, kes on ka köiemaailmas. Nad näevad selle kohe läbi ja see on super ja mulle meeldib inimestele esineda, kes on köiemaailmas. Aga kes ei ole, on ainult see välise efekti ja esteetika mäng. Ma saan aru, et ka hea kommunikatsioon on teil nagu. Jah, meil aju töötab mõlemal samamoodi läbi nalja, läbi siuke heas mõttes, mõlemad oleme küünilised munnid, üksteist nagu torgime, harjutama, kõik see, et see on meil täitsa nagu kahe peale tuleb siuke hea funktsioneeriv aju kokku. Ja töötubasid teeme temaga, et mul on õpetada, väga meeldib temaga koos. Kuna jällegi tema on siis võib-olla üks esimesi sidujaid, kes kohe nagu, kellel klikkis ära see, et sul on midagi anda, me teeme töötuba, me teeme koos, mitte mina ainult ei õpeta, vaid meie õpetame. Mis on super, mis mulle endale ka meeldib, kui töötubades nii on. Just. Ja väga ilus, väga ilus. Ja. Nii, oota, veel on, nüüd ma laksan kõik ette. Siis olid sina järgmisena. No okei, too mind. Sinuga on selles mõttes huvitav, et ma tegelikult siiamaani mul on jäänud mulje, et sa ei taha mind siduda. Esiteks võib-olla sellepärast, et ükskord ma kirjutasin sulle väga kriitilise kirja sinu töötoa nagu tagasisidena, kus oli minu meelest puudujääke, ilma et ma oleks võib-olla ise osanud paremini teha, aga ma siis tõin sulle neid välja. Kommenteerin seda vahele, siis enne kui edasi lähed. Ja tegelikult see oli vist minu esimesi workshop'e, mis ma tegin vist läbi 4 puudutuse ja tegelikult see oli väga hea tagasiside, et mul oli võib-olla raske lugeda nagu, aga ma tegelikult käisin selle vastu tahtmist, käisin selle väga sügavalt läbi ja ma kirjutasin kõik välja, mis ma sealt endale nagu võtta sain nagu. Et tegelikult ma olin nagu väga tegelikult ka väga tänulik sulle selle tagasisidest, mis sa mulle tookord andsid. Mis puudutab seda, et kas ma sind siduda tahtnud või ei ole tahtnud, on pigem see, et mul on kogu aeg olnud palju seotavaid nagu lihtsalt, et see, et mingi hetk on see, et ma nagu tänaseks päevaks olen nagu professionaalne, ehk siis ma seon inimesi raha eest, et ma lihtsalt seongi võib-olla mingit oma 2-3 inimest nagu ja neid seongi võib-olla niisama enda lõpuks nagu, et siis ongi see, et ma nagu ei võta nagu niisama inimesi juurde, et kui keegi tahab, siis ta ütleb mulle ja siis saab vaata mu teenust osta nagu, et see on mingist, et ja ma ei tea, kas see. Ei, see kõik meigib sensi ja ma arvan, et ongi hea, et nii on. Kusjuures see on huvitav teema, sest et mul ei ole mitte midagi selle vastu, inimesed peaksidki raha küsima selle eest, aga ma ei kujuta ette, ma ei ole seda kunagi kogenud, kuidas mina saaksin minna oma allumise dünaamikasse, kui mina olen nii-öelda ostnud teenuse. Mul enda peas on see, et kui keegi pakub teenust, ma pean ütlema, mida ma tahan. Aga ma ei taha midagi, kui sina ei taha midagi minult vastu. Et see on nagu, tegelikult tahaks rääkida kellegagi, kes on ostnud Shibari sidumise teenust sidujalt. Ja see oli ka minu jaoks tükk aega küsimus, kas ma üldse tahan seda teha nagu ka kui tööna nagu, et see oli nagu mingi aasta aega ma uurisin seda teemat nagu, et ma proovisin ja vaatasin, kas see sobib mulle nagu, et võib-olla ma tahangi seda teha enda eraelus nagu on ju. Aga ma ütleks, et see on olnud areng minu jaoks, et minna sellesse kohta, et Shibari saab pakkuda palju erinevaid asju. Et ta ei saa pakkuda mitte ainult võib-olla mitte ainult intiimset ühendust, vaid ta saab pakkuda ka mingi teatud rännakut ja võib-olla mõne inimese jaoks isegi mingi poolde teraapilist asja ja saad pakkuda hoitlust ja seal on nagu palju erinevaid tahke ja
ja ka mina võin kogeda palju erinevaid asju läbi Shibarit tehes nagu, et minu, näiteks kas või see, et mu üks viimaseid kliente oli meesterahvas ja ma üllatusin, kui väga ma tahtsin temaga mängida, et ma alustasin seda läbirääkimisega, et teeme nagu platoonilise sessiooni, onju, et mul sessioon siin kinni, natuke riputan, onju. Ja siis, kui ma hakkasin siduma, siis ma vaatasin, ma täiega tahaks teda mingi kuskilt pigistada ja näpistada ja tahaks temaga midagi teha nagu. Aga kuna me polnud asju läbi rääkinud, siis ma jäin suht nagu igavaks selles mõttes nagu, sest et see oli niimoodi läbi räägitud. Aga lihtsalt ma avastasin, et ma tahan meesterahvaga tema mingi piire katsetada või mängida, et see oli nagu, aga see polnud üldse nagu seksuaalses mõttes, see oli nagu väga niisuguses nagu vendalikus kohas nii-öelda nagu, et ja ma sain sellest nagu, see oli nagu klient, kellega ma nagu tegin, kes nagu et need on nagu, kõik on nagu huvitavad rännakud ja need on kõigil erinevad maitsed igal sidumisel, igal inimesel ja mis minust see välja toob ja nii edasi, jah, et see on nagu, et see on huvitav ja ma ikka veel avastan seda ka töömaailma, kas seda kui teha, kui tööd nagu, et millist sessiooni ma tahan pakkuda kliendile, et need on kindlasti erinevad sessioonid, kui pakkuda, ütleme, oma mingi lähedasele, keda ma siduda tahan. Et jah. Noh, ma ei tea, kas on minu teekonnal seda, kus saab mind osta kui professionaalset modelli. Kardan, et mitte, aga noh, esinemised on need, mida ma teen tasu eest ja töötoad on ka. Just. Aga isegi juba nende esinemiste puhul, noh, mul on see stereotüüpiline kunstniku teema, et mul on väga raske hinnata enda kunsti või panna hinda oma kunstile ja siis kogu aeg on nagu kuklas see, et jaa, väga tore, et nad tahavad seda näha ja mina ise armastan performance'ite vaatamist. Hea meelega annaks, noh, nii palju raha, kui nad küsivad. Mitte mingit probleemi ei oleks, kui ei oleks probleemi. Aga kui ma nagu ise küsin raha selle eest, siis mõtlen, et aga mina ju siin praegust elan oma exhibitionismi läbi, mul on nagu jumala cool, ma olen saanud fannida oma südame asja teha, et umbes sama hästi ma võiks neile ka maksta. Ja, täpselt. Ja see on selle asja tasakaalu leidmine nii keeruline. Ja, et sa nautisid seda, miks ma sellest veel raha veel saan, see on nagu keegi maksab sul lõbustusparki minemise eest nagu. Aga jah, et see on ka väike shift, mis tuleb ajus muuta, et jah, see on huvitav jah. Mul oli sama, kui ma alustasin aktiivfotograafi karjääri nagu, et tol hetkel, kui ma selle karjääriga alustasin, siis see üldine mindset oli see, et sa maksad modellile, et ta poseeriks sulle, mitte see, et inimene maksab mulle, et ma teda pildistaks. Et see oli see, et inimene tuleb minu juurde, võtab alasti ja mõnedest pilti ja maksab mul sellest, see tundus nagu jabur idee, et asjad ei käi nii nagu, aga seal on üks hetk on see shift, kus sa ise tunned ära. Just, et mis iganes seal juhtus selles hetkes nagu, aga kui ma hakkasin raha võtma vastu selle eest, see oli ka see sama koht sul, et okei, et ma nautisin seda, mulle meeldis ja ma saan sellest veel raha ka veel. Et ma olen selle rahaga poodi ostan omale süüa nagu, et seal raha veel ka teine vaitse nagu, et see oli nagu huvitav hetk jah. Ja, nii, aga nii, meil on veel, Andy on sidunud sind veel. Kuidas see oli? No Andy'ga ongi super lahe sellepärast, et Andy on just nimelt minu jaoks nagu krutskeid täis sadist. See ei ole tema üleüldine tituleerimine, aga see on üks osa, mis tal on olemas, mis mulle meeldib, kui tuleb meie mängus välja. Ja noh, ikkagi nagu tema võtab vastu kogu selle nagu selle koleda poole ka, et kui ma nutan, siis ikka nagu mingi tati mull on ninast väljas, mitte ei ole seksikas nutmine
ja kui ma olen, ma ei tea, paljas, et siis ei ole kuidagi ilusti poseerivalt paljas, vaid on niisugune nagu väga mingi ebamugav tunne või et valu ongi nagu väga valus ja aga jah, et meil on hästi paigas on see, et ma saan tema käest verbaalset tagasisidet ja kiita, kui ma teen hästi midagi, kui ma teen seda, mis kõige rohkem ma näen ta silmis seda, et ta on nagu natukene naljakas ja no ma näen, et ta hindab seda, et ma kannatan tema jaoks. Ja see ei ole kuidagi nagu dogmaatiline või see ei ole selline väga nagu tõsine, see on kõik nagu sihuke ma ei tunne, et mina oleksin tema elus mingisugune eriline õnneallikas. Minu jaoks tema on see, kes on põnev ja tema on see, kes on rohkem kogenud ja mul meeldib sedapidi väga palju rohkem. Ja siis ma vaatan vahepeal, mis muid asju ta teeb, siis mul nagu, okei, nagu see on päris cool ja too on päris cool. Et mul meeldib mängida nende inimestega, kelle käest keda mina imetlen. Ja no ma räägin, mul ikka räigelt vedanud, et Eesti sidujad ja need, kellega ma olen üldse sidunud, ka need paar Praha sidujad, lihtsalt tõesti imetlen neid. Hullult äge on siduda inimestega, kes on kas hotid või sa imetled neid või mega skillful või ma ei tea, mis kõik asjad veel. Või kõik koos ka. Äge. Oota, kas sa vist jäi said sa öeldud minu kohta kõik? Või see oli vist pooleni vist? Oota, aga jah, see, et sinu eripära, mis ka praegu enne seda salvestust, kui me sidusime, mida ma ka loodan, et ma ütlesin sulle välja, mis ma väga hindan, on see, et sul on rütm või see tempo, kuidas sa seod, ülihästi paigas minu kogemusel. Me sidusime, eks ju, pigem hommikul, lõuna paiku, aga see on ikkagi nagu hommikul nii-öelda esimese asjana siduma minna. No ei tahaks võib-olla kohe nagu rapsima hakata täiega. Ja see, et sinu tempo oli või on muidu vist ka nagu aeglane. Seda on ju üliraske saavutada. Inimesed tahavad ikkagi väga kiiresti liikuda mingisuguse outcome'i või mingi rahulolu või millegi suunas. Kuigi tegelikult on see, et see protsess on see, mis on kõige põnevam. Ehk et see, et sa seod aeglaselt ja see, et see on nüüd väga tehniline, sinu kuidas öelda, köie, siis see, et kui ühtlaselt on köie pinges ümber mu keha, kui tugevalt on see jõujaotus igal pool, see on väga hästi paigas. Et see tuleb ainult harjutamise teel, seda on päris raske saavutada, et sa hoiad pinget sidumise ajal kogu aeg, sa hoiad, minu meelest mitte kordagi sa ei jätnud mind üldse ilma kontaktita. See võib olla eesmärk jätta keegi kuskil üksinda rippuma, aga sa olid kogu aeg minuga kontaktis, isegi siis, kui sul köied kuskil kaugel olid, sa hoidsid oma kätt või jalga või mida iganes minu vastas, surve all, kui sa sidusid, oli surve, kui sa hoidsid mind enda vastas, oli surve. Et see on nagu üks asi, mis võib-olla ma ei koge nii palju. Aitäh selle sõnade eest. Ja ma olen näinud sind seda õppimas ka, mis on jällegi mitte otseses mõttes, aga kaudselt bändidropper minu jaoks, kui ma näen, et on inimene, domineeriv inimene arendamas oma skilli, mis ei ole ainult nagu võib-olla siis sõlmede puhul, vaid mis on nagu body handling või kuidas sa liigutad ja manipuleerid ja seod mu keha. Et see on nagu väga äge ja ma näen sinu puhul seda journey't ka, sest et sa oled nii kaua olnud siin maastikul ja ma olen seda saanud kõrvalt vaadata ja nüüd ka omavahel siduda. Jaa, aga on veel kedagi, keegi
professionaalidest, kes on sind sidunud? Jaa, mul oli väga äge võimalus käia Prahas Rope Spirit festivalil esinemas, mis on siis, ongi nagu Shibari festival. Et nad on seal ka jällegi toredad perverdid, suur pornotööstus, kõik on Prahas lohkab ja neil on hästi lahedad, ongi festivalid, BDSM-üritused, aga neil on ka väga äge siuke pisem Shibari entusiastidele suunatud ühepäevane, vahel ka kahepäevane festival, mis sai alguse väga ägeda naisterahva poolt Edna. Kahjuks ta minu arusaamisel omal soovil quittis elust, aga see traditsioon on jätkunud ja siis ühel nendest samadest BDSM festivalidest ma kohtusin ühe meesterahvaga, Radek Borg. Ta on ka väga kogenud, väga hea siduja. Ta on pigem siuke vanema generatsiooni mõtteviisiga. Ehk et tal on ka see soodünaamika on väga stereotüüpiline, mis ei ole mulle probleem, see on okei. Eriti kuna mul on lihtne minna siis alluva moodi või nagu mul ei ole keeruline pakkuda oma submissionit inimesele, kes ma näen, et on tehniliselt väga hea, kelle kohta ma tean, et ei ole mingeid probleeme, mingisugust halba, mingi kuulujuttu liikvel, kelle tööd ma näen, keda ma tean, et teised kogukonnas hindavad ja meil tekkis võimalus siduda ühe BDSM-ürituse raames. Connection oli väga äge, eetilised vaated klappisid ja siis ta kutsus mind siis selle Rope Spiriti festivalile modelliks, mis oli ülilahe, sest see oli mu esimene rahvusvaheline performance'i kogemus. Ja see oli mega fun, et meil omavahel ei ole ka seksuaalne dünaamika, aga on ikkagi nagu soostereotüüpiline dünaamika, aga kuna ta on vanem meesterahvast, on väga lugupidav, ta teab, mis mulje see võib jätta, seega see oli kõik hästi nagu maitsekas ja ma lihtsalt funnisin, mul oli nagu nii lõbus, ma ei olnud mingisuguses subspace'is, aga kui ma pärast neid pilte vaatasin, mul just nagu maailma kõige suurem naeratus näos. Ripun seal pealaspidi, nägu on punane, veresooned on otsa ees suured, aga no lihtsalt nagu selline õndsus paistab näos. Ja see oli üks väga äge kogemus. Ja seal ma kohtusin teiste Praha Shibari kogukonna liikmetega ja nüüd siis see aasta oli see sama üritus ja seal ma sain siis siduda ühe lihtsalt super cool'i naisega, Lucretia on ta nimi. Nii hästi seob, naisterahvaga sidumine on hoopis teine teema, eriti kui see naisterahvas on nagu külgetõmbav su jaoks või paeluv. Ma arvan, et me sidusime koos mingi üle tunni aja ja see läks lihtsalt nagu nipsust ja jah, et nemad on kindlasti kaks nagu väga ägedat kogemust, mis mul on olnud ja mõlema puhul mina approach isin neid ja mina läksin küsima, et ma nägin sind sidumas, ma nägin, et sa tegid seda, mul meeldis see, kas sa oled huvitatud sidumisest. Ja siis mõlemad olid ja ma olen alati saanud tagasisidet, et inimesed hindavad seda, aga ma vahel mõtlen, et lahe oleks olla nagu see Pihv, kellele kõik sidujad tulevad nagu, ma tahaksin siduda. Aga seekord ma palusin seal tulla, et mina olin see, kes... Jah, seekord palusid, aga ma mõtlen nagu, seekord sa kutsusid. Aga see Prahas, kas see oli Subspace stuudio, on see Subspace stuudioga seotud? Ei, see stuudio, kus ma nüüd viimane kord käisin, on live stuudio. Okei, see on erinevad siis või? Jaa, see on ka jumala cool, et meil siin tegelikult Köie paradiis on nagu Shibarile, Shibari spetsiifiline space. Ja väga vinge on ju, ruum on väga äge, kõik tiputuspunktid, kõik on olemas, aga nad on ainukesed, et
meil nagu kultus on ka, aga kultus ei ole shibari place. Kultuses ei ole kogu aeg igapäevaselt kohal keegi, kes on shibari prof. Et köieparadiis on see, et nemad on võtnud selle enda südameasjaks ja nemad teavad seda. Aga Eesti on väike ja Praha on... Tartus on ka nagu, aga Tallinnas on jah. Tartus on täitsa nagu shibari special place või? Jah. Ma ei tea, kaugel nad sellega jõudnud on jah, aga Kaur on tema ajab Tartus seda asja. Aga ühesõnaga, et Prahas on neid nagu ülipalju ja ongi, et seal on nagu kõvasti reisida ja käia ja otsida ja sattuda. Ja see live stuudio, kus ma käisin, see on väga, väga lahe. Shibari festivalidele pääsemine on isegi Euriks, mis on nagu hästi suur, kus palju rahvast on, isegi sinna mingi müüakse pool aastat ette ära juba pilet. Jah. Ma väga tahan Euriksile minna ja ma tean juba, et see saab olema minu jaoks täpselt see õudus unenägu, kus selleks, et sul on äge, sa pead ise nagu julge olema. Ja ma olen siuke pussukas ikka. Seal on need, saad kleepsud, kus sa saad öelda, et don't approach me, mis iganes mingid erinevate tähendustega. Saad rinna peal kanda, siis inimesed teavad, kus nad tulevad suga rääkima või mitte. Mis on sinu nõuanded sidujatele ja mis on su nõuanded rope bottomitele? See nüüd ongi see teema, mis ma tunnen, et me käime Aliinaga väga nagu Aamen kirikus läbi oma workshopidel ja ma tean, et Reeli ja Marko käivad ka, sest et nad mõlemad switchivad, seega neil on ka see teadmine olemas. Aga sidujatele mul on nagu keeruline mingid õpetussõnu anda, ma saan anda tagasisidet, mis on hästi või mis ma tunnen, et on tõesti nagu eriline, mida on välja tuua, et neid julgustada või midagi sellist. Aga võib-olla, kus ma tunnen, et mul on rohkem väärtust, on siis teistele rope bottomitele mingisugune kogemuse jagamine või õpetussõnad jagamine tundub nii midagi, ma olen nii lahe õpetaja. Jaa, ole lahe õpetaja, anna õpetussõnu meile. Et üks asi, mis ma tahan välja tuua, on see, et kui sa tahad olla rope bottom ja kui sa tahad olla siis see submissive pool, sest sa ei pea olema ilmtingimata submissive, sa võid olla väga dominant ja lasta ennast oma submissivitel siduda ja olla köites ilus ja mida iganes, see ei pea olema seda pidi alati. Aga kui sa oled see submissive pool, et see ei tasu olla nagu alalehoidlik läbirääkimiste puhul või läbirääkimiste ajal ja ei tasu olla alalhoidlik siis, kui lihtsalt teoreetiliselt põrgatada ideid, soovitada mingeid mängustsenaariume ja küsida seda, või öelda välja seda, mis sulle meeldib. Et on okei, et sa ei tea alguses, keegi ei pruugigi teada, aga kui sa tead, aga sa arvad, et su roll hakkab peale juba siis, kui te räägite niisama, et juba siis sa pead silmad maas põlvili istuma ja ütlema, ma ei tea, mida iganes sa tahad, master. Et siis esiteks jääd ägedatest kogemustest ilma ja teiseks sa võib-olla lased endale nagu liiga teha, aga meie eesmärk on tavaliselt nagu kaua mängida ja kaua mängida lahedate inimestega või hoida seda mängusuhtlust, mängukaaslane olemist pikaaegselt. Et siis ma tunnen ka, et ma olen muidu väga süke sassy või vahel isegi nagu võib-olla robustne. Mängus ei ole, aga nendes läbirääkimiste ajal võib-olla küll või kui täiesti keegi võõras läheneb, siis võib-olla jätan natuke mingi ülbe mulje lihtsalt sellepärast, et ma ei ole nagu submissive kogu aeg oma elus. Teine asi on see, et ainult sina, ehk siis ainult sina seotav, tead, mis on sinu kehalised piirangud ja eripärad ja
jääda lootma, et ehk ei ole seda vaja või lihtsalt hästi kiiresti minna üle sellest, mis on su, eripära on ka tõesti allergia mesilasvaha vastu, kui köied on siis võib-olla määritud või köisi on nagu, köisi hooldatakse näiteks mesilasvahaga, et ja kuna sa ei tea, mida sa ei tea, siis sa pead tegema lihtsalt ongi internetis research'i, sa pead lugema välja, mis asjad on need olulised punktid, mida sa saad öelda oma sidujale. See ei tule, siduja ei pea seda oskama küsida kõike. Muidugi tore, kui ta oskab, aga ta ei pea. Siduja võib olla ka samamoodi algaja ja sellisel juhul see on alati seotav ülesanne seda öelda, väljendada, sellest teadlik olla, ennast harida. Siis see teema, et kust lähevad sinu kehapiirid. Sa võid öelda, et peaaegu kõik on okei või et kõik on okei või ma ei tea, kust lähevad, aga sinu kohustus on kas või alguses, kas või teise algaja sidujaga mõelda välja ja panna need paika. See ei tähenda, et sa ei saa neid muuta, aga see annab sinu sidujale kinnitust, et sa suudad midagi konkreetset öelda. Võib-olla su piir järgmine kord enam ei ole see, et ära katsu mu rindu või et kui sa paned köit mu rinna alt, ära tõsta end peopesaga nagu mingi brutaalne vend, vaid tõsta võib-olla käe seljaga, kergita õnnalt. Et mõtle need välja ja pane need paika, see aitab sind edaspidi, see aitab su sidujat, see näitab, et saavad läbi räägitud konkreetsed sammud, mitte üleüldine vibe ja siis hiljem muudab neid, kui see tegelikult ei ole nagu ja, et see tagasiside, mis sa mulle andsid, see päris pikalt kandis mind. Üks nendest asjadest näiteks ongi see, et sa saad ka seotavana küsida küsimusi siduja käest, et ütleme, palju sul näiteks kogemust on olnud. Et see ei tähenda, et kui on vähe kogenud siduja, et sellepärast siduda ei või, aga sa tead, mis on tema tase nagu, et kui palju sa saad teda usaldada nagu, et kui ta ongi alge siduja, siis ei peagi ta 100% usaldama, sest ta ise ka ei tea, mida ta teeb, aga siis sa oledki natukene, mõned natuke rohkem valvsamad, mis ongi õige. Ja siis just, et küsida, mis on plaanis teha ja nii edasi, et ei pea kogu seda asja ette rääkima, aga teil on vähemalt nagu võib-olla mingit aimu konkreetsetest asjadest, teeme seda või ärme tee seda. Jah, et see annab nagu sulle endale kindlust tunda, nagu kui sa küsid, kui sa näed, kus kohas ka see siduja nagu on, et ja mis minul meeldib ka öelda, on see, et kuula oma sisetunnet nagu, et vahel on see, et me surume sisetunnet alla, sest et tahe on nii suur nagu või põnevus või igatsus selle vastu on nii suur nagu, mis iganes sealt sa soovid, et see asi sinu jaoks oleks. Aga kui kuula sisetunnet nagu, et see on tähtis ja kuula oma keha. Et mul hea meel, et sa esindad niisugust teadlikkust seotavate seas, nagu kuidas olla parem seotav ja kuidas kaitsta ennast, et oleks mõlema jaoks see sessioon turvaline, nii siduja jaoks kui seotava jaoks. Üks asi veel, mis ma tahan alati teistele seotavatele rääkida workshopis ja niisama ka, millega me sinuga ka natuke rääkisime, on aftercare, on kahepoolne. Mina vähemasti arvan, et ägedad mängukaaslased omavahel pakuvad mõlemad aftercare'i. See, kes kui palju ja mida tahab, see on eraldi teema, aga et ei tasu ära unustada või ma ütleks, et ei ole ilus. On nagu lugupidamatu ära unustada, et domineeriv pool võib ka vajada aftercare'i või siis, kuidas see eesti keeles on, nagu mingi järelhoolitsus. Ja võib-olla see, et ta ei tea, mis see on ja võib-olla
võib-olla sa saad talle siis kas pakkuda midagi või lihtsalt see, et ma ei tea, mul tuleb nagu iseenesest see soov tänada teist ja olla tema jaoks olemas ja aftercare võib tähendada ka seda, et me räägime rahulikult läbi, et nüüd see dünaamika sai läbi ja see oli üliäge, aga et ma annan sulle su jõu tagasi, sa annad mulle mu jõu tagasi ja meil ei ole, et sina enam ei kontrolli olukorda või sina ei pea mulle nüüd teed tegema, eks ta, et ma teen sulle teed. Kõik siuksed asjad, et see võib olla nagu nii väike, aga seda ma tunnen, et võiks välja tuua, et alluv pool ei alati ei tea või ei oska või ei ole valmis seda pakkuma ja domineeriv pool ei tea võib-olla isegi küsida. Jah, see on täpselt see, see on just see koht, et ma olen alati olnud nagu aftercare'is see, kes nagu siis pakub seda ruumi, kus inimene saab taastuda, mis kui inimene on taastunud, siis ta läheb koju nagu ja siis mina jään üksi siia taastuma nagu nüüd ma taastun üksi sellest. Et jah, kui sa sellest nagu rääkisid, siis see oli esimest korda, kus ma hakkasin mõtlema, et vau, et kas tõesti on mingi muu tee ka nagu, et et ma isegi ei oska praegu seda kuidagi kommenteerida, et nagu, et see on asi, mida ma pean seedima, et kas üldse, kas saab mulle kui dominandile pakkuda aftercare'i, aga see on väga põnev teema, kuhu ma tahaks kindlasti võib-olla sügavuti mingi hetk minna või mida sügavuti uurida, et võib-olla tõesti, aga ma näen sellest täielikku väärtust, et see tooks nagu tasakaalu tagasi, et see tooks nagu sellele, et kui ma olen nüüd domineerinud ja sina oled olnud alistuvas positsioonis, siis me vahetame rollid, et sa saad nüüd pakkuda midagi mulle, et sa saad mingis mõttes tuleb see tasakaal tagasi, et sa saad oma jõu tagasi või mis iganes, et selles on midagi ilusat ja midagi, jah, seal midagi on. Nüüd, et jah, ma ei tahaks sind domineerida tagasi, aga ma tahaksin hoolitseda näiteks su eest. Just. Aga jällegi ma saan täiesti aru, et see, et ma tahan hoolitseda, see ei ole minu aftercare. Kui sina ei taha, et ma hoolitseksin või kui sul on see, et ma tõin näitena Olavile, kuna Olavi sidus mind, tal olid märjad juuksed, väga tore, sa käisid duši all ilmselt enne, ja need märjad juuksed vahepeal olid mul näos ja lõhnasid šampooni järgi, see oli nagu huvitav, sest et märg asi on külmem kui kuiv keha. Ja siis ma lihtsalt, kuna Olav ei osanud küsida midagi aftercare'iks või isegi ei teadnud, kas ta tahab, et siis ma puusalt tulistasin kekstada, et ma föönitan su juuksed ära lihtsalt sellepärast, et minul oli sinu juustega kogemus ja absoluutselt ei pruugi tahta, see tundub väga jabur, ma ei hakka sul mingi fööni soengut tegema, aga no ma üritasin midagi, mis ma tundsin, et mida mina sinus hindasin, võib-olla sa tahad, sa ei tahtnud seda. Ei, vastupidi, ma võib-olla isegi tahtma, isegi pakkusin välja, et sa peseksid mu juuksed ära ja siis ütleks, aga see oli minu jaoks nagu šokeeriv, et midagi minu jaoks, sa tahad minu eest hoolitseda. See oli nagu minu jaoks siuke nagu jah, et ootamatu nagu tabasid mind nii-öelda püksid maast nagu, et aga teenuse pakkujana võib-olla see osa jääb nagu muidu ära, et kui sina pakud teenust, siis ongi see, et sa hoolitsed selle inimese eest, kuni ta lahkub su juurest. Aga kuna meil ei olnud teenus, me nagu mängisime omavahel, sest me tahtsime mängida, et siis minul nagu oli küll see hoolitsuse soov. Jah, väga põnev, ma olen väga põnev, ma pean seda seedima. Joon teen teed-tseremoonia ja seedin selle asja üle. Siin on, ma räägin, et siin peavad mingid neuronid peavad lahti ühenduma ja siis teise ühenduse tegema ja siis vaatame, kuidas see, peab mingit uskumusi muutma või midagi taolist enda sees. Jaa, nii. Tahtsin või küsida, et kuidas sinu sõbrad või pere või kuidas ühiskond suhtub sinu sellesse, sinu shibarisse, mis on su elus?
Jällegi, mul on vist nagu päris hästi vedanud sellega, et mu pere on, nad teavad kõik, see otseselt ei ole neil mingi huvi, nii et nagu noh, see ei ole see, et kui ma lähen vanematele külla, et siis me hullult sellest muudkui räägime ja nad küsiksid, ma ise ikka aeg-ajalt räägin, et käisime pervertidega Prahas jälle ja või et no siis nad nagu muigavad ja eks võib-olla neil on natukene nagu kummaline, aga või kui ma olen käinud kas kuskil saates või midagi rääkimas sellest, et siis ma nagu ütlen neile, et kuulge, ma nüüd käisin, et kui kuskilt mingisugune vanema generatsiooni sugulane järsku, et mingi issand, ma kuulsin või nägin, et siis te olete teadlikud, et ma lähen, rääkisin seda. Õed-vennad, neil on, nende jaoks ma ei ole nagu mingi lahe või kogenud või põnev, nagu mingi cool, mida iganes. Ja kuna ma olen iseenda tööandja või siis mu töö, mis ma olen teinud, kõik on kultuuri ja kunstimaastikul, et siis seal ei ole ka kunagi probleem olnud. Kui midagi, siis ma tunnen, et vahel see võib-olla teeb mind inimeste jaoks huvitavamaks, aga see on see, et nad näevad mu sotsiaalmeediat ja nad ei ole minuga isiklikult kohtunud, et see tegelikult on suht nagu tavakas. Kas sa tahad, et inimesed sind Instagramis jälgiksid? Jaa, see on ülinõme, aga ma tahan sellepärast, et siis mul on suurem reach, siis me saame oma workshop'e promoda, siis me saame jagada seda kogemust, mis mul on, mis on üliäge, mida teised inimesed tahavad, nii et hea meelega. Kuidas sind leida saab Instagramis, et ma panen selle ka sinna kirjeldusse, aga saad ka oraalselt öelda? Minu Instagrami nimi on Years of Masking. Ehk siis years.off.masking. Ja see duo, mida me oma sidujaga teeme, see on Entangled Witch, mis on nagu lihtsam meelde jätta, et selle kaudu leiab ka kogu info üles ja üritused ja kõik asjad. Tahad sa midagi reklaamida, midagi teavitada meid? Reklaam. No esiteks seda sama Entangled Witchi asja. Kultusest teeme oma asju, Kultus on lahe klubi. Entangled Witch on siis Alina, kellega on minu esimene episood nagu, et teil on Kultuses erinevad workshopid. Workshopid ja üritused on ka. Shibari workshopid. Kus saab tulla algaja. Ja on ka edasi jõudnutele, et teemad on eraldi. Siis köiehuvilistele, kes tahaksid nagu regulaarselt jämmida, sest meil on üsna tehniline need tunnid, kes tahaksid nagu jämmida ja võib-olla tutvuda uute inimestega, et meil ka see tutvuse osa, sa näed seal workshopi, aga see ei ole nagu eesmärk eraldi. Et siis on need köieparadiisi üritused, need on selle jaoks nagu kõige paremad. Ja üritused, suuremad üritused tulevad alati, lõpuks jõuavad ikkagi juba Facebooki ja igale poole välja, et ma neid nagu eraldi välja ei tooks. Okay. Kõik on öeldud, ma arvan. Nii, Elsa, aitäh tulemast podcasti ja hurraa! Thanks, et sa kutsusid mind. Väga lahe. Sain pläkutada, nii palju mul meeldib rääkida, aga mitte nagu rahva ees. Aitäh sulle ka!